Tere, Martin ja Karl. Tere. Räägime kohe ära alguse selle, kuidas te sõitma hakkasite. Mis on teie esimene mälestus mootorratastest ja kuidas te rattale istusite? Minul oli, ma arvan, ma olin äkki 4-aastane või 3-aastane. Ma täpselt ei tea, kes väike. Siis isal oli see nepper või M või kuidas see nimetatakse. Samas tee peal siis tahate peale tulla. Jah, saime. Siis saime ise gaasi ja lenksu keerata ja hoida. Aga tasakaalus me istus taga ikka ja see oli nagu minu esimene mälestus. Sinul? Ma tõesti mäletan ka pigem seda, kui meil need paps ehitas meile selle Võrri mootoriga põhimõtteliselt ei krossik. See oli nii-öelda väike chopper siuke. Kodus kohtud pill, et sellega siis põhimõtteliselt hakkasimegi siin siis oli veel paar hüpet oligi põllu peal. Ja 2 hüpet oli. Jah, et selle peal hakkasime chopperiga nii-öelda väikaraamiga hakkasime hüppama tegema ja siis valus oli. Ja siis hiljem tuligi juba edasi. Oligi meil üks ka sellesama Võrri mootoriga oli üks. Seal on üks pilt on ka, kus sa sõidad sellega. Ta oli juba nagu krossika raamiga juba siuke. Krossika moodi. Jah. Sealt see pihta hakkas. Et algus oli siis tegelikult kross? Nii kodus siin jah. Koduhoovi peal jah. Et edasi juba ei krossi ka ikka väiksena ju. Ei, seda jah, aga minul 50-sega oli võidusõit. Rinka oli esimene see pill, mis see Marko, see vana 50-ne see mopp. See oli minu esimene rinkapill üldse, et nagu siuke võidusõiduratas, et see oli jah. Sellel ees oli, muidu need mopirattad on siuksed nagu, ma ei tea, nagu vihmamustriga või siuke, aga sellel oli kuskilt siuke nagu sliki moodi juba saadud, et see oli päris äge. Kestis küll mingi 2-3 aastat see rehv, aga see oli jah, see oli äge. See oli ju ka see Rahtla Marko vana pill. See ju mopeedi mootor läks seal ka 120 välja. Ja, see oli jah, ära tehtud selle. Korralik asi oli jah. Ja sinule tegime selle teise tavalise mopemootoriga, siis see ei käinud üldse. See oligi mopp jah. See oli mopp. Aga esimene võistlus? Ja minul oli Riias Pikernike ringrajal. Ma tean, et seal oligi, Marko oli seal. Marko sõitis siis 85-ga äkki või. Ja siis oligi, mina võtsin tema selle mopiga ja siis see start oli sealt, kus on nagu suure raja start, siis see esimene kurv ära, siis tuli see taga kardiradade peale ja käisime seal kõik selle raja läbi ja seletas seal kaardi peal, kuidas seda ja seda trajektoorid ja siis ta ütles mulle, et see, mis seal kardirajal tagasi pööre on siuke järsk, et seal lase nagu natukene varem nagu gaas maha, et sa ikka ilusti välja keerama. Ja, aga kui start käis, siis kõik oli meelest läinud ja mäletan, ma stardis sain vist teisena või niimoodi minema. Ja siis seal tagasirge peal sain esimest mööda, siin ise oli niimoodi happy, et äge. Ja siis tuli see kurv, siis ei osanud midagi teha. Sinna kõhuli maha, sinna kruusa sisse. Ise hakkasin tönnima kohe. Ja siis isa tuli sinna, vai, püsti, haiged said, ei saanud. Okei, panin järgi ja endal üks ring oli pisar silmas veel, aga lõpus ühe sain kätte veel ja viimasena ei lõpetanud. Ja õnnelik olin. Karl, mida sina oma esimesest võistlusest mäletad? Ma ei mäleta, kas see sama Riias oli üldse peal. Pigem mina mäletan seda Tabasalu karjaraja peal esimest, kui ma selle ise tehtud mopeed rinkapilliga. Oli jah. Siis oli, samamoodi oli neid kahetaktilisi krossikatega oli ka veel seal peal. Ma vaatasin tulemustest teie ajal, seal olid Uusnad ja Kuused ja kes seal väga kõva punt oli teist. Seal oli äge. Kuusel oli alati see, et ta siiamaani lühike, nii et aga siis ta oli veel, lapsena oli nii, et tal oli stardis kogu aeg need suure pakud all sellele. See on nagu siuke pilt meeles, jah. Ja Tabasalu võistlusega mul oli see meelde ka, et ma olin vist 3. seal või. Ja siis mul sellest oli siuke masendus peale hakkasid, pisar tuli silmad, ma 3. jäin ja siis see maha nagu see jahutusring nagu. Siis tuli pisar silmus, ma näinud, kus rada oli palju välja ja siis mõtlesin näppu ära sellega. Karl, kas sul oli valikud ka, et kui vanem vend ees sõitis, et millega sina tegelema hakkad või?
ei, valikut ei olnud, ma arvan, seal oli juba otsustatud põhimõtteliselt. Ma arvan, et ta ei tahtnud muud valida. Ega, jah, mis sa muud ikka valid seal, ega. Selle sees oled ju kasvanud ja isa seda kõike meil edasi andis, et Kui palju te nagu üksteist utsitanud olete? Üksteise arengule kaasa aidanud? Ikka Raeääres ju kogu aeg. Ikka räägime nagu seda, jah. No konkurendid, ütleme, Rae peal oleme konkurendid, et jah, ütleme ausalt, et tead, et kui nagu pikali päris poleks sõitnud, aga noh, kui ma oleks sinna vahele ära mahtus, ma oleks läinud nagunii, aga noh, pikali nagu meelega jah, aga nüüd meelega niimoodi, et pikali tead, et davai, lähme koos või üldse, et pikali nii ikka ei ole, et noh. Eks seda oli kindlasti tunda, vaata, kui me koos sõitsime see 600 klassi, siis oli Rae peal tegelikult seda venna koostööd oli päris palju. Noh, seda jah, et nagu, noh, ei saa ikka vennale anda ju. Et kui sa ikkagi teadsid, et sa saad kohta natukese mängida, et teisel oleks parem punktid, siis lõpuks ikkagi hakkasid selle peale ka mõtlema. Tiimitöö. Just. Millal see hetk oli, kui ise aru saite, et okei, et see tsiklisõit mul tuleb päris hästi välja? Ma olen peale esimest võistlust. Mina pigem ütleks seda võib-olla, et noh, ringrada ikkagi sellel ajal, kui me hakkasime ka seal noorema seal Võrri ja seda 600 minema, siis oli see, reaalselt ikkagi oli see Tallinna meeste alariht nii-öelda, et noh, kellegi natsu rohkem raha võimalust oli, et ringrada oli siuke. Aga siis oligi alguses vaadati meid seal, ma mäletan, nad läks vist mingid maakad tulid, keegi tere väga ei olnud, siukest nagu noh, aga mingeid, kui hakkasid nagu reaalselt nagu nendest mööda sõitma ka, juba seal kõvasti said juba ringi käes ja niimoodi ja siis lõpuks juba tuldi käsi ees, et tere. Et see sisseelamine oli alguses küll jah, siuke naljakas otsa. Aga noh, siiamaani teavad. Mis teie sõidustiilide erinevus on? Mina ma arvan, Pätsi ees ka praegu rääkida, et temal, ütleme nii, et kui hooaja algus hakkasime trenni tegema üldse, me mis meil oli, saime kevadel Pärnu minna, seal kevadel oli treeninglaager, üks päev, saime sõita, mina sain kohe nagu hoo ülesse, aga Pätsil tuli see hooaja keskel vist see tipp nagu alles, et siis ta sai selle nagu klõks, et kuule, nüüd peabki vist kiiresti sõitma, et temal võttis see nagu kauem aega, aga minul oli nagu kuidagi kohe tuli see nagu peale ja siis läks järjest paremaks, aga muidugi on neid ajasõidud oleti ka nagu hästi läksid. Minu ajasõidud läksid kogu aeg nii nihu, et... Aga see on Eestis ainult need ajasõidud hästi läinud. Ütleme Soomes ja seal, siis on ikka seal, oled seal 10, 12 ja 13. Aga... Ei no isegi jah, seal ja samamoodi Eestis ka, ma mäletan siin Kuressaares oli seal. Ja. Siis superbike sõit oli. Zommid olid, Marko oli tookord veel peal, selle kavakaga seal oli. Ja ma ei tea, kuidagi tundus ajasõit meil see 13 alles startisin sealt koha pealt. Aga siis oli, ma teadsin, tegelikult mul on see, et kui võidusõit tuleb, siis mul läheb ka silm ruttu, et alla ei anna, et siis stardikuuris olingi kohe ju 13 kohalt panin sinna nurka sisse esimeseks. Ja siis oli seal, Teesalu Kalev meil hea sõber, kes alati niisugune, kes paneb enam sõitu asjad paika, kus kohal on. Mind oli sealt välja arvestanud juba täiesti. Aga lõpuks lõpetasin seal teisel kohal, et Marko taga jah. Kuressaare üldse on tegelikult niisugune kuidagi... Sõidud on kõik seal nii äge. See on selles suhtes on hea, et seal on alati uus rada ja kõigil sa lähed nullist peale, sa ei saa varem trennida ja mitte midagi. See ongi see, et kes kiiresti hoo üles saab ja ongi, kes saavad kohe hoo üles ja kes oskab nagu rada ära kasutada ja pidurdusmaid ja trajektoore, et see ongi nagu võitja. Sealt on nagu neid sõidumomente ja mälestused hästi palju kuidagi. On jah, ma mäletan see 600 tema, see oli ikka veel varem. Kui oli jah. See on Penna ise ka ütles, et täiesti, Sami Penna. Sõnaga oli jah, et siis Anna Velt siis andis enda selle Honda talle 600. Et Pennal natuke siis konkurentsi pakkuda vaata. Ja ega Penna tuli ka suht, ega vist nii palju, kui me rääkinud oleme hiljem sellest, et mis seal ikka, tulen teen ära ja sõidan. Aga lõpuks ikkagi stardis läks nii, et mina juhtisin ees, Penna oli teine, Matu isegi korrasti otsa maha isegi.
ja ka lõpp oli ikkagi nii, et mina mingi hetk võitsin. vaatasin, Matu tuli nurgastele. ja tookord saime ikka, Penna saime ikka selja taha, et jah. Kaksikvõidu. See oli nagu siuke hästi, magus oli. noh, ja sa teadsid, et Penna oli sellel hetkel ka ju MM-i sõitnud ja kõik see. Kõva kutt on. Just. Ei, see oli äge. Teie hakkasite päris vara väljas sõitmas käima, et kuidas see nagu mulje alguses oli nagu hirmutav või põnev või? Põnev. Põnev pigem jah, ma ütleks hirmutav, see oli. Sa olid ringrajad jah, sel ajal ju Audurada oli, noh, supermoto kutid ju käisid ka seal, üks etapp oli olnud, on ju. Küsisid lõpuks, et kuidas sa sõita saad seal üldse paigiga, et supermotoga lõhub niimoodi. Vanal ajal oli see tegelikult lõpuks, et kui sa ikkagi nii palju sõitnud seal, sa juba teadsid, kust lapist on nagu mõistlik üle sõita, kust ei ole. Mis lapist? See nagu see siledam trajektoor jäi lõpuks meelde. Aukude vahel laveerisid rohkem. Või no mitte aukude, ütleme, kühmude. Aga vähemalt oli seegi, et kus sõita. Aga jah, välismaal oli ikkagi, või noh, välismaal, Soomes, Rootsis seal ikkagi juba. No alguses käisid ikka suu lahti, vaatasid nii palju neid esiteks. Stardis ütleme 2,5 näiteks seal 30-35 tükki, siis oli küll. Ja siis ise oled seal, ütleme, top, ma ei tea, mis me olime algust seal, top 10, top 15 või? Ja esimene aasta ma võitsin teiseks, tulin ju 2,5. Ja no Skandiku arvestuses. See oli küll, et esimene võistlus oli, Falkenbergis oli, Rootsis oli esimene võidusid 2,5 see, noh, lempa see, mis ta andis mulle sõita ja sellega oli seal, ma sõitsin vist 3. välja, aga seal oli mingi kollaste lippude teema oli ja mina seda ühte lippu ei näinud, kollast lippu ja me sõitsime vist, ma ei tea, mingi 6 kesti seal keegi vist sõitsime nagu mööda. No lihtsalt kogemata tegelikult, et oleks muidugi tagasi pannud, keegi näinud seda ja lõpus läksime seal, 3. äge läksin boksi ja järsku vaatis klahv. Ja siis oli veel seal, kes oli 8. vend, siis see sai vist teise koha üldse. Noh, paberitega, et see oli. Aga peale seda Oskar meil väga sõber ei olnud boksi alal. Jah, üks Oskar oli see rootslane, kes seal protesti andis sisse. Rootslased isegi vaatasid teda, et ei, kurat, see pole ikka kõige rootslane. Aga pärast kunagi, siis kui 600 ja Toni, noh, superbaigiga seal Rootsis, ta oli kommentaator, siis tal on kõik samamoodi, aga noh, nii on ajad edasi läinud, siis ikka ütled jah, tere, et ütles ka, et ikka, noh, võidused. Süües ju kasvab isu, et kuidas need teie ambitsioonid nagu suuremaks läksid järjest klassi vahetades ja nagu sarjad mööda ja edasi liikudes? Noh, unistus on muidugi oli MM-ile saada. See oli, noh, see ütle, kelle sõiti unistus ei ole. Aga ütleme nüüd 2,5-sega, kui lempa oligi see, et andis mulle sõita, ta nägi minus midagi, mis nagu, jah, ja mul on hea meel selle üle. Ja ta tõi enda kõik selle tehnika, andis mulle sõita, ise käis kaasas, juhendas kõike, sest 2,5 on ikka ööpäev võrreldes 125-ga, et see on kerge, täpselt nagu võidused ratas ja kõik uued refid ja kõik pidamine, amordid, kõik asjad ja ülekanded, kõik on nagu peab. Ja siis ma mäletan, et esimene aasta me käisime Saksamaal, käisime Euroopakatel ka ühe korra ja siis oli ka, aga see oli ka siuke, et ei olnud, noh, see oli ka täpselt tundide pealt või kilomeetrite pealt pidi, noh, mootori vantvelli või asju vahetama ja kepse. Aga siis ei olnud seda saada, aga Saksamaal oli, siis me võtsime siin alguses mootori laiali, jõudsime öösel sinna, siis hommikuks panime alles mootori kokku ja siis läksime hommikul kohe trenni ja siis ma ei mäleta, seal ma olin vist äkki mingi 15 või 16 või. Et see oli esimene suur välisvõistlus, et noh, okei, need Põhjamaa etapid, need muidugi ka suured ja tähtsad, aga see oli ütleme nagu maailmastaabis nagu vaadata, et Euroopa meistrivõistlused see on. Ja siis sealt hakkaski, et järjest rohkem tahad. Kui kaugel või lähedal see unistus oli lõpuks? MM-i unistus? Minul on MM-i värk oli 600-stega siis, kui sõitsime. Ja siis oli samamoodi oligi see, et pakuti nagu kohta, aga see kõik nõudis raha ja siis, noh, isa alguses meil ei öelnud seda, et et me mingi, äkki saab, äkki ei saa, vaata. Siis ütles, jah, poisid, et mul ei ole seda kahjuks kuskilt võtta, mis teha, aga noh, nagu sõita ma tahame ikka vaata, et ega kui ei saa sinna, siis ei saa, et noh.
aga noh, eks me ikka, mõte jääb alati, aga see noh, raha mängib väga suurt rolli, et seal alus pead raha viima sinna ja kui sa tõestad ennast, siis sa hakkad sellest palka saama, kui läheb hästi, aga kui hästi ei lähe, siis sa nii kaua viid sinna raha lihtsalt. Just. Rääkige natuke Lembit Teesalust ka, et mis rolli ta teie elus mänginud on, mida te temalt õppinud olete? Ta oli peaaegu nagu vanaisa meil nii-öelda. Kutsusime tegelikult vahepeal teda nagu oligi. Ta oli siia. No see ongi see puhtus ja distsipliin ja see hommikul vara üles jooksma, üldfüüsiline, kõik siuksed asjad, et ongi see, et noh, kõik peab olema korrektne. Et see oligi tal ka nagu äge, et ta nagu oskas nagu nii-öelda siis sitasti ka öelda. Et ei olnud nüüd, et vajutas õigete nuppude peale kogu aeg. Tubli vaid, et oskas nagu ja oligi, kui ise arvas, et sõitsid hästi, aga kui ta ütles, et kuule, see on ikka täiesti nagu, mis sa... Siis nagu pani ikka mõtlema kogu aeg. Jah, et selles suhtes, noh, ja ütleme, ta käis kuulas nagu raja ääres ka, ütleme, uus rada oli, et nagu trajektorid, et 2,5 sai näiteks neid käigukasti sammakaid ja ülekandeid nagu vahetada, et mis käigukast nüüd kiiremini aeglasemalt, et ta käis kuulamas ka seda kõike, on ju, ja tema ütles enda soovitused, on ju, siis minul oli nagu oma arvamus, ega noh, siis ei andnud nagu mina alla ja tema ka ei andnud, aga siis oligi lõpus nagu oligi see, et kuule, et teeme nüüd selle mingi kesktee, et teeme mingid muudatused niimoodi ja mingid niimoodi ja siis see oligi ainuke õige, aga selle koha pealt ta nagu, kuidas ma ütlen, ta andis palju, ütleme, siukest tarkust. Et tema on, ütleme, vana kooli sõidustiiliga, on ju, aga nüüd uus stiil on hoopis nagu teine, et see on, noh, ta on lihtsalt teistmoodi, et tema oli lihtsalt see vana ajas kinni, aga kui ta nüüd sellest lõpus aru sai, et see on natukene sõidavad teistmoodi ja kiiremini ja kõik see, et siis ta ka nagu hakkas natuke teistmoodi vaatama ja tal oli ainult hea meel, et ja temal oli see ka, et noh, tuli hommikul, näiteks Soomes võistlustel oli ka, ta oli kõik külmkapis, kõik praemunad ära tehtud, singid, leivad, siis ärkis üles. Et ise valmistus kõike teie. Ja, et siis oligi, tavai esimese asjana sinna, kohvi, söögid, asjad sisse, siis lähed vaatad need ära, vaatad, mis kell trennid, värgid, trehvid, sooja, kütused, distsipliin oli kõva. Jah, tema oligi see, kes tegelikult meil pani lõpuks hambaharjaga ikkagi puduruplatsi ja kõike pesema. Ja ongi see, et kiiged, raamid, kõik nagu, et noh, läikima peab, et see ongi. Ja lõpuks ikkagi endal oligi juba oluline on see. Esiteks juba ilus oli vaadata, et pill nagu on puhas ja kõik on, sa tead, et kõik selle taha midagi ei jää, et seal pidurid on pesemata, seal kolvid on mustad, mida iganes. Noh, mustus on iga gramm jälle sikli juures. Seal ringas ikkagi see on väga oluline jah selle. Kui mitut eri marki rattaga te sõitnud olete? Mopp, Rotax. See on isegi markidis, see on isegi eri, ütleme siis, mis pillidega, millega sõitnud ei ole veel, jah, ütleme siis. Honda, mis siis tuli? Jamu oli 2,5, 600 Honda. Ja no markid õppisid kõigi. Jah, siis oli Jamu, Kava, Honda Bike, PEM Bike, R1-ga on sõitnud. Lõpuks oligi see juba ka, et kui oled, no Mati lõpuks samamoodi ju, noh, nii-öelda laenupillidega, mis viimased hooajad sõideti, on ju. Et kui said erinevad pille proovidest, tegelikult on ikkagi PEM on üks, Kava on üks, tegelikult see kõik on nii teistmoodi. Aga lõpuks, kui sa nagu sõidad erinevatega, siis sul juba nii-öelda see persetunnetus on hea, et isegi on mäletan, Kuressaares oligi tookord Toivo Kanter andis mulle tookord selle ühe vana R1. Siga, noh, mammut oli nii-öelda sellel ajal juba. Sellel läks ajasõidu panin kinni tookord. Aga peale ajasõitu läksin proovisin startida, aga läks sidur laiali. Põhimõtteliselt kohe oli juba hoidusid ka nagu peale. Siis Toits ise oli seal B-klassis, ütles, et ma ei viitsi, et tal oli see korralik avakas. Et siis põhimõtteliselt otsa starti läksin nagu teise pilliga täiesti. No. Seal juba mordid all ja kõik nagu, noh, teine oli ikkagi nagu diivan, see jamu. Et, aga jah, ma tegin ka veel samamoodi. Sa tegin vale stardi tegin, siis ma pidin 2 sekki ette sõitma. Ja siis 2 ringi kuskil said nagu enam maruna, seal oli sihter peal, kõik juba nagu oli äge, noh. Ja siis tundsid mõnu ja lõpuks oligi, sain selle 20 sekkiga tagasi sõita. Ja, siis näitasin meil boksist. Jah, te näitasite mulle vist tükk aega veel, et tegelikult loomulikult põlles sõitus saad. Et lõpuks, noh, see ongi see, et kui sa erinevate asjadega sõidad, siis oskad nagu siis ümber
Häälestada. jah. No ütleme täis elektroonika pilliga, ütleme, kus oli see veokontroll peal ja aps ja kõik need asjad, et kõik need viilikontrollid ja esimene see oli BMW-ga üldse. See Siim Soomani oma Pärnust. Siis ta oligi, ta andis lihtsalt, et viimane sõit oli Pärnus. Et davai, et mine proovi siis vaata, kuidas on. Siis ma ütlesin, et aga meil oli ka siis Eestikate nagu väga suur punktiarvestus oli, et kas meistriks või ei saa ja siis oli, et ma ütlesin, et ma proovin trennis, et kui ma saan kohe esimese trenni saan, ütleme alla 1.16 aja, ütleme täitsa võõras sikkel, et siis on jah, et siis ma võin nagu edasi hakata seal seadistama kõike. Esimene trenn ma tulin vist 15.5 äkki tuli ringi aeg, siis mul lükkasime Honda sinna kõrval, mõtlesin jah, et hakkame nüüd selle Bemmiga sõitma ja see sõit Powerit oli tagaratast ju kõvasti rohkem. Ja siis tuli see sõit, tuli ju see rajarekord ka sama. Siis oli Hannes Soomer sõitis ka veel selle Aivar Osair 1-ga, siis ta oli juba ka kiire, et siis see oli äge, siis kahekesti seal, tema utsitas mind ja ega muidu ei saagi, kui sa üksi sõidad, siis sa jäädki lihtsalt niisama nühkima. Nüüd sõidad aega, aga ka konkurents on, siis ikka pead pingutama. Mida te kumbki ise oma suurimaks õnnestumiseks ja ebaõnnestumiseks peate motospordil? Ebaõnnestumine on see, et raha taha jääb kõik see asi. See on nagu tõesti, et ma ütlen ausalt, praegu mul nagu võimalus oleks keegi, ütleme, jah, tuleks, et tead, et teeme tsikkel, rehvid, et mina võiks minna sõitma. Mul ei ole ma arvan seda, et Eestikatel kindlasti ma oleks küsija. Et trenni teha, miks mitte ja... sa tavaliselt trenni tegid niimoodi, et Rootsist tulid keevitama reede õhtul ja siis paar trenni Pärnu raja peal ja otse starti pärast. Õnnestumine oli minu jaoks, ma arvan, kõige säravam aasta oli 2008. Tuli Põhjamaade meistritiitel, Eesti, Soome oma küll läks ära, ütleme, eelviimane etapp, siis kui Rauskalas olime. Juhtisin, kui ma oleks seal teiseks tulnud nagu võidusõidu, siis ma oleks võitnud juba punktidega Soome meistritiitli, aga 3 ringi enne lõppu seal läksin esikohta püüdma ja lasin lihtsalt alt ära ja siis tuli kokkuvõttes 3. koht, pole midagi, aga ja siis oli, kui ma sain esimest korda Põhjamaadel, siis oli siuke, et Euroopa meistrivõistlused tehti 1 etapp ja Põhjamaades sai 4 sõitjat edasi sinna. Jah, sinna, et ja siis see oli üks väga suur saavutus, siis oli ka see, et terve nagu tiimiga läksime siit ja see oli väga äge. Karl, sinul? Jaa. No, ma arvan, et üks ebaõnnestumine oli samamoodi see Euroopakatele pääseda sinna. Oli Karskuga, see oli see KS-kandiku viimane tapp tookord. Et mul oli ka, just siis oli ka, Oog oli tegelikult päris äge juba üles tulnud ja üldse seal Rootsi tasemega olin seal Superbike'is seal esi5. Oli reaalne see 3. koht niimoodi ka, oli silma all, aga ise tegin väikse siukse lolli sõiduvea ja pidin katkestama tookord, ja sealt see nii-öelda läks ka, see võimalus minna proovida Euroopakatele. Aga ma arvan, et õnnestumised on ikkagi see, et vana Pärnu raja rekord jäi enda nimele, et kõige nagu see kiirem ringiaeg üldse. Et mis nagu tollel hetkel, see oli 2010, kui ma tulingi Superbike'i meistriks tulin. Ja lihtsalt see hetk, kui see laupäeval oli 2 nii, et laupäeval oli võidusõit ja pühapäeval võidusõit. Siis laupäeval 2. ja 3. ring tuli see rekord esimesena üle. Siis oligi siuke tunne, et sa vaatasid, tuli. Sõitsid edasi nagu, et ei pidanud nagu, et nüüd pingutan selle raja, selle, muidugi, ennem seda nädal aega, ennem siis sest sama võidusõitu, nädal aega KSA silmakeskus tegi mulle siis laservartsooni. Siis mul oli siin väike miinus. No ma ei näinud, selles suhtes, et kurvi, see peal eks ta võib-olla ei jõuda neid see, aga peale seda oli ikkagi teine tera, kohe. Ja siis oligi, laupäeval oli see rajarekord tegin üle, pühapäeval isa pani, just ma mäletan veel selle ajavõt tahvlile, panid õhtul mingid aja ätti sinna 54 võiks olla. Ja siis tuligi, teine start oligi seal 54-84 jäi lõpuks see. Et too ja kindlasti
ma ei tea, Kalevi suursõidu 2 võitu viimased aastad, kui see 2006 oli veel Superstock 600 ja B-klassis. Ega jah. Ma olen vist pigem olnud siuke igavene teine olnud kogu aeg. Aga just oligi see aeg, kui 2010, siis kui ma, siis oligi reaalne oli siuke tunne, et tegid tsikli, mis tahtsid, et oleks võib-olla sealt edasi saanud minna veel järgmised aastad, olekski võib-olla mingid võimalused paremad olnud. Aga kuna seal väiksed erimeelsused olid, et termises hooajaks pidi tegelikult olemas juba Sikker Koli täitsa Pärnus olemas. Aga see oli väitsa vale informatsiooni taha ja asi ja siis jäigi mul asi katki üldse. Ja lõpuks oligi see, et ega kui sa näed, et see asi hakkab jääma sinna nii-öelda rahalist võimalust taha, siis sa nagu mott tegelikult ikkagi kaob ära, et sa ja niisama siukse harrastajana ka ei kipu tegema tegelikult seda. See võtab väga palju võhma see raha otsimine ja see, kui kus endal ei ole neid miljoneid ja suurt raha võhma oli isal ja isal ja emal mõlemal, et seal oli ka seda küll, jah. Selle peale. Eks nad vahepeal ei rääkinud ka, et me mõtlesime, lähme võidusõidulist, lähme, aga meie neid tagamaid alguses ei teadnud. Sest ega võidusõidu vahest läksimegi nii, et läksime Rootsi ära, et siis vaatasime õhtuks oli õnneks midagi peale kantud, see ei rehvi osta, jah. Et eks see ka pani jälle vaata siukse mõtlema paneb. Mõtlema ja ega sa ei oskanudki nagu täie pasaga siis panna, nii-öelda seda asja võtta mingi hetk, et aga täpselt oligi nii, et ega võimaluste piirist nii, ma arvan, et nende võimalustega sai ka päris hästi tehtud. Jah, seda küll. Millal te viimati sõitsite mootorrattaga võidu? Mina rinkat sõitsin 15 aastat, 2015 äkki vist oli üks etapp. Aga ei muidu sõidame ikkagi, tänaval sõidame suht ikkagi igapäevaselt ja nii edasi. Mina sõitsin eelmine aasta supermotot kaasa S4 klassi. See oli ka, läksime sinna Kulbiloos oli vist teine etapp, Eesti etapp ja mõtlesin niisama, helistasin Aksele, kuule, et su vana pillik 2,5-sega võin minna sõitma. Ja võtta, seal on mingid rehvid ka all. Läksin sõitma, vaatasin, milline rada on alguses ja väga äge rada. Seal tulin kokku, kolmandaks vist või. Siis vaatasin, kuule, et siin võib vist, aga järgmised olidki meie etapid korraldada, siis mõtlesin, nii ma lähen sinna sõitma. Ja kokkuvõttes tuli teine koht ja aga rinkat, praegu 23, 22, 19 äkki oli või. Siis oligi ma Vihuri alla sõitsin. Et siis oligi samamoodi, lihtsalt jääbki see kõik asi tegelikult nagu sealt, tegelikult oleks võimalus minna seda tänava ringrada, ütleme, nagu edasi sealt, aga see kõik ikka jääb raha taha, et sa... Eks elu tuleb kelada lõpuks ega midagi. Seda küll jah, aga ega see seest nagu nii ära ei kao. Ei, seda küll. Sõita tahaks täiega, see ei ole üldse nagu küss. Ei, seda jah. Siis pead mõtlema hakkama juba, et... Aga ei ole hullu, et eks meil Aksel siin äkki ütleb siin... Teeb meie muunisse midagi järgi äkki. Jah, natuke piitsa on vaja. Aga Karl, sina eriti ju puutud selle motospordi köögi poolega praegu päris palju kokku, sa korraldad siin, aitad korraldada võistlusi. Jah, et selles suhtes, et ega meil ongi tegelikult ikkagi enam niimoodi juhtunud, et isa siis tegeleb tiimi laste ja nende poolega rohkem, et ma siis üritan neid üritusi rohkem läbi viia rohkem. Et ega muud moodi ei saagi, asju nii palju, et siis tuleb seda jagada, et äge on, sest ega eelmine aasta ikkagi ju Äksi krossid oli ikkagi 200 ringis oli kogu aeg stardipuud, et väga, väga lahe oli. Ja sõitjatele meeldib. Jah, et see on nagu, nii palju, kui me oleme tagasi kuulnud nagu vanemate nende käes, et lastele nagu nad tahavad tulla siia juba päev varem ja olla ja et ongi, see võib olla see muum elu, et vaata, muidu raja ääres seal väga elu tavaliselt ei ole. Aga meil on siin nagu olemas, saab järve ääres käia ujumas, saad sauna teha, pilerit mängida. Et meie jaoks ongi ka see teema alati, et üritaks ikkagi mitte ainult, et tulevad sõidavad seal ühe päeva korraga ära, vaid et tullakse kokku, suheldakse, ollakse, et...
Mida te ütlete neile, kes tahaks sõita ringrada või alustavad praegu? Miks seal on äge? Kiirus. Jah. Kiirus. See on nagu McQueen. Kurvis seal ikkagi oled. See on just see nagu kallamine ja trajektoor ja see just ongi see, et sa ei pea seda nagu... Kõrvalt vaadates võib tundub jah, see on lihtsalt siuke kihutamine seal raja peal, aga tegelikult on see... lihtne või siuke, aga tegelikult ei ole. Jah. Seal on nagu, sa pead ikka teistmoodi, teised lihased töötavad nagu näiteks cross. See ongi see, et ma arvan, et crossi vennad ei julge sõita, ütleme 300. Kindlasti see, et rinkas on reaalne see, et ega vigastusi on kõvasti vähem kui ütleme siis näiteks motoklassi. Aga seal, kui sa ikka viskab ära, siis sa saad haiget ikka. Tänapäeval õnneks on jah need turvalad ka juba, et siis ei ole nii hullusasi. Et seal ongi, mis puhtam on. Jah, ei pea nagu kogu aeg survekaga kogu aeg kallal olema. See ongi just see. Survepesuri asemel hambari. Just. Tõstad sikki pukki ja samamoodi siin tõstad pukki, eest ots ka, rattad alt ära, pesed putuks ära seal, et ei pea survekaga kallale minema. Eks siis, kui seal vihmasõidud, siis ikka on nagu asfalt must ja kõik, et siis mitte pesuriga, aga siis on ikka vooliku ja svammiga ikka lased selle suurema liiva sealt maha. Mis naerame jah, siin meil kes krossi papad mamad on, tulevad alati üle nii siuksed porised. Tulge rinkale, seal on valge sokk jalas oled. Et eks see ongi kellele kuidas meeldib mida aine, et ega supermoto samamoodi on siuke vahepealne ala, aga samas on vähemalt see, et Eestis on sul seal 5-6 rada erinevat, kus üldse sõita nendega. Et ei ole ainult üks. Et on jah, et selles suhtes on veitsa lihtsam ja huvitavam kindlasti. Ja noortel tegelikult on see, et oleks sama nagu isa rääkis see ovaale klass või see, et nagu noortele et peas, et ta ei ole kallis, et sa kohe ei pea seal, ma ei tea, 10-15 tonni nagu välja käima, ütleme lapse nagu eest. Ja kui ta ütlebki sulle, ütleme poole hooaja pealt, et nüüd on kõik show, et jah, kuule, ma ei taha, et ma tahan üldse, ma ei tea, mis iganes muusikakooli minna või mis iganes, aga kui sul ongi see võimalus näiteks kas või kellega näiteks trenni mõttes nagu mingid 2 last võtavad kas või 2 peale või varustuse ostavad küll ise, aga tehnika just see tehnika pool, et saavad proovida siit, saab proovida see, et kas meeldib. Kui meeldib, siis ongi see, et kostavad ühe juurde või et ongi see, et lihtsalt kohe, et ei pea seda suurt raha sinna alla panema, et ma arvan, see ongi nagu paneb selle põntsu nagu vanematele ka, et tegelikult see ei ole odav ala ka. Tegelema hakata võiks jah olla ta võimalikult madala siis võimalustega. Aga hiljem, kui sul juba tekib juba kiiruse edasi, et sul on saavutused, siis on juba võib-olla lihtsam edasi kellegast minna toetus küsida. See ongi, kui sa niisama lampi praegu lähed, kes tänava pealt tuleb ja ütleb et näiteks R6-ga sõidab või 600-ga on, et ma tahan nüüd rinka tippu saada, muidugi tal on see võimalus, aga siis tal peab olema kas väga-väga ülim anne, et ta ongi see, et paneb kõik asjad sinna peale ja läheb kohe, laksab seal kõigile ära, aga või siis on see, et ta läheb, ta tahab, tal on isu suur, aga tal ei ole kogemust, tal ei ole nagu, ta ongi nagu nullist läheb. Et siis ongi see, et siis tema mõtleb kohe, et tal on vaja seda mootor teha, tal on vaja see sumps teha, tal on vaja see. Aga tegelikult ongi see, et algus pane teised rehvid alla, vaheta taga kas või vaheta rehvid ära alguseks. Ja siis ongi see natukene tänava amorti saad ka seadistada. Ei tohi kohe head amorti tunda. Sõida originaaliga, et siis on... Et aga rehvi pidamine... Siis ei oska mida tahta. Rehvi pidamine peab olema, et see on tänava rehviga, see ei lähe sinna lihtsalt. Siin enne hoovi peal nägime, et väikesed tegid trenni, et see väikeste pärtepoegade võidusõitjad rivi vist ei nagu läheb edasi ilusasti. Tundub nii, jah. Et mul Rasmus nüüd saab 3-aastaseks, et elektritsikliga sõidab ja quadiga sõidab, päris quadiga. Et eks ta iga päev selle sees on, ega ta vist ei oska enam siin malelauda otsima minna midagi. Mis te nüüd oma ja isa kogemuse pealt oskate teistmoodi teha või? Teistmoodi ka seal... ma arvan, eks see samamoodi edasi läheks, ma arvan, ega seal
isa meil ikkagi ju seda asja vedanud ja eeskujuks suureks olnud alati, et ega. Tahtmine võib olla. Jah, tahtmine ja... See ongi, kui ise tahab, sundida mõttetu. Siis ei tule midagi. Eks ikka võib-olla tahakski edasi oma unistusi võib-olla edasi viia just, et proovida kuidagi. Ma lihtsalt mõtlen seda, et hästi palju sportlased räägivad, et nad alguses teevad mingeid vigu, mille vältimine oleks võib-olla olnud lihtsam siis, kui nad oleks teadnud, et midagi ei ole vaja teha. Et teie olete nagu selle juba kõik läbi elanud, et mida te äkki oskate nüüd vältida. Eks mingid asju võib-olla kindlasti on, aga eks see, ma arvan, see tuleb jooksvalt, ma arvan, et see ongi see, et praegu sa ei oska nagu niimoodi ette mõelda, et jah, see on oluline, et laps ise peab tahtma, et sundima ei saa hakata, siis on vahest näha raja ääres ka, kes tulevad trenni, et isad tahavad ja ütleme, lapsed tahavad. Et laps tahaks võib-olla just seal liivakastis chillida võib-olla, aga noh, see peale surumine, see ei ole õige, et just seal väikses eas, et hiljem jah, selles puberteedi eas, seal juba on see, et kui on juba tulemus all, et siis tuleks natuke võib-olla sundida nii-öelda. Joone peale tõmbama tagasi. Isa enne rääkis ühe Pärnu võistluse lõppu, et kas teil endal ka meeles on see, et kus pidite otsustama, et kas nüüd on motosport või midagi muud? See on just Pärnus, seal neid Kemoran on meeles, selles suhtes, et ega see on jah sükks, et eluetapp lihtsalt. Tänase peal mõtled jah, et täitsa on. Jah, mõtled, et miks me nii tegime. Et ei oleks pidanud seda tegema, jah. Aga noh, mis tehtud, see tehtud, ega. Õnneks said õiged otsused. Jaa. No täpselt. Aga suur aitäh teile. Jah, aitäh. Edu.